Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks on Ilmutuse raamatu 3. peatükk, salmid 14–19. Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oleks sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki. Aga sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasteoleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Aamen. Istuge palun. Tänase jutluse pikkuseks on umbes 15 minutit. Ja ütlen seda selleks, et te suudaksite püsida ja hoida fookust. Usun, et see sõnum on igaühele meist oluline. Ilmutusraamat on kirja pandud siis Jeesuse kõige lähedasema jüngri Johannese poolt ja ajal, kui ta on juba kõrges vanuses. Nägemuse tulevikusündmustest saab ta Patmose saarel, mis on üks Kreeka saartest, ta on ainult 6 × 6 kilomeetrit pikk ja Johannes on sinna saadetud pagendusse, nii-öelda vangistusse, karistust kandma selle eest, et ta kuulutas Jumala sõna ja tunnistas Jeesust. Ja siis ühel päeval Johannes ütleb, issanda päeval ma olin vaimus ja korraga ta kuuleb hirmsat, tugevat pasuna häält oma selja taga. Nii et ta lausa ehmatab ära, pöörab ümber ja näeb seal Jeesust. Näeb 7 küünalt, näeb Jeesust nende küünalte keskel ja näeb 7 tähte Jeesuse paremas käes. Tähed on koguduse inglid ja küünlad siis kogudused, kellele nüüd kohe sõnum tuleb. Kui Jeesus oli palunud Johannesel kirja panna, siis kõik see, mis ta nüüd hakkab rääkima, siis selle ilmutusraamatu esimeses osas on kohe see lõik 7 kogudusele, mis tuli neile edastada. Ja kui see 7 kogudusele edastatud sõnum on ära antud, mis on suuresti üles ehitatud meeleparandusele, siis sealt edasi tuleb päris hirmus sõnum. Tuleb selline sõnum ja kohutavad sündmused, millest osa saada me keegi ei sooviks, aga ennekõike hirmus nendele, kes on Jumala suhtes, kas leiged või ei tunne Jumalat üldse. Seega kõik need 7 kirja nendele eelnevatele kogudustele on eesmärgiga, et nad võiksid parandada meelt. Kogudustes on ju kristlased. Kogudustes ei ole niivõrd paganaid ja kristlastele soovitatakse parandada meelt. Ja meeleparandus on eesmärgiga just sellest pärast, et me ei satuks olukordadesse, mis on tulemas nüüd siis õige pea. Ja Jeesus oma ilmutusraamatu alguses ütleb, et kohe-kohe see hakkab sündima. Tänaseks on läinud 2000 aastat möödas, aga tema ajakavas on see võib-olla, et kohe-kohe.
Seega kogudusele antakse sõnum edasi Jeesuse enda poolt ja see ei ole juhuslik moraalijutt. See ei ole ka inimlik arvamus. See on Jeesuse hinnang. Jeesus ei räägi kuulujuttude põhjal, tema näeb südametesse ja kui tema ütleb midagi, siis on see täpne ja õige ja õiglane. Näiteks ka arstidiagnoos võib olla meile ebameeldiv, aga kui see on täpne, siis see päästab elu. Kui see on vale, siis see tapab aeglaselt. Tõde on see, mis teeb meid terveks. Sama teeb Jeesus nende 7 kogudusega, kuhu oleme tegelikult liidetud ka meie. Võime seda väga isiklikult võtta. Ta ei silita pead, vaid tal on eesmärk meid ravida. Laodikeia koguduse kiri hoiatab vaimuliku leiguse eest. Enesega rahulolu ja näiline rikkus võivad varjata tegelikku vaesust Jumala ees. Jeesus paljastab olukorra veel kord mitte hukkamõistuks, vaid meeleparandusele kutsumiseks. Ta kutsub üles innukusele, pakub osadust ning annab tõotuse neile, kes lõpuks võidavad. Mitte kõigile. Neile, kes lõpuks võidavad. Piiblis leidub hetki, kus Jumala sõna kõlab nagu haamrilöök. Lühike, selge ja vältimatu. Üks selline hetk on sõnum Paabeli kuningale umbes 500 aastat enne Kristust. Paabel ju lammutas Jeruusalemma, tegi rüüstas templi, tõi vara Paabelisse endale, tema isa siis Nebukadnetsar, aga nüüd jutt on Palsasaarest. Ja too kuningas peab suurt pidu ja otsustas võtta templist saadud karikad, kuldsed karikad ja vaagnad sellele peole kasutamiseks. Ja ühel hetkel näeb ta üht kätt, mis kirjutab seinale. Ja kuningas ehmatas väga ära, sest ta nägi seda kätt. Ainult kätt, mis kirjutab seinale. Kujutage ette, praegu siin ja nüüd. Ja see, kuidas kuningas sellele reageeris, see pani mind imestama, et ma kirjutasin selle üles ja mõtlesin, et loen ette. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. See pidi olema ikkagi kuidagi väga hirmus, see mida ta nägi. Ja sõnum oli, sind on vaekaussidel kaalutud ja leitud kerge olevat. See ei ole pelgalt hinnang ühele kuningale. See on peegel igale inimesele ja igale kogudusele. Sama peegel seisab ka Laodikeia koguduse ees, kui Kristus ütleb, sa ütled, ma olen rikas ega vaja midagi, ega teagi, et sa oled tegelikult vilets, vaene, pime ja alasti. Me elame maailmas, kus mõõdetakse peamiselt seda, mis on nähtav. Saavutusi, numbreid, mõju, edu. Kuid Jumal kaalub teistsugusel kaalul. Tema vaekausil ei ole kuld ja hõbe, vaid on inimese süda. Belsassar oli võimas kuningas. Laodikeia oli jõukas kogudus. Mõlemad olid veendunud, et nendega on kõik korras. Ja ometi osutusid nad Jumala ees kergeks. Võime eeldada, et neis mõlemis oli oma jagu uhkust. Ja just uhkus on inimese üks suurimaid pahesid, sest sellest saavad alguse enamus tegudes sooritatud patud. Andeks andmatus, teistest parem olemise soov, põlgus teiste suhtes, süüdistamine ja nii edasi. Laodikeia suurim probleem ei olnud see, et nad usku salgasid. Nad uskusid. Nende probleem oli see, et nad harjusid usuga. Jeesus ütleb, sa ei ole külm ega kuum. Leigus ei ole juhuslik eksimus, kogemata sündinud asi. Leigus on seisund, kus usk on muutunud harjumuseks. Näiteks võib tähendada leigus palvet, milles ei ole igatsust.
või jumalateenistust, mis tegelikult ei liiguta südant. Leigust võib väljendada ka usk, mis tegelikult ei muuda elu. Miks Jeesus ütleb, et parem oleks olla külm kui leige? Sest külm inimene teab, et ta on Jumalast kaugel. Leige aga arvab, et kõik on korras. Laodikeia ütleb, mul ei ole puudu millestki. Ja see on vaimulikus mõttes väga ohtlik lause. Sest inimene, kes arvab, et tal ei ole midagi vaja, ei siruta enam oma kätt Jumala poole. Jeesus annab hinnangu selle kohta öeldes, sa ei tea, et sa oled vaene, pime ja alasti. See on üks piibli karmimaid diagnoose, sest see on enesepettus. Mõned näited tänapäevast enesepettuse osas. Inimene ütleb, ma olen kristlane, aga piiblit ei ava. Või ütleb, mul on usk südames, aga andestada ei taha. Ütleb, mul on kõik olemas, aga tegelikult puudub rahu, puudub rõõm, puudub tänulikkus. Väliselt võib ju paista, et kõik on hästi. Seesmiselt aga on tühjus ja see ongi enesepettus. Võib jääda mulje eelkuuldust või ka sellest loetud tekstist, et selle kogudusega lõpp. Sellega on ühel pool. Kuid siis Jeesus üllatab. Jeesus ei jäta olukorda lahenduseta. Ta pakub sellest väljatulekuks 3 asja, millest ühtegi ei saa osta poest. 3 vaimulikku kingitust. Esiteks pakutakse tules proovitud kulda. Usku, mis on ehtne, mis on läbi katsumuste puhastatud. Näiteks usk, mis kestab ainult siis, kui kõik läheb hästi, ei ole kuld. See on sulam. Tõeline usk sünnib seal, kus inimene ütleb, Jumal, ma ei saa aru, aga ma usaldan sind. Teiseks pakutakse valgeid rõivaid, andestust ja uut algust. Valged rõivad tähendavad mitte ainult andeks saamist, vaid ennekõike uut eluviisi. Meeleparandus ei tähenda ainult sõnapaari anna andeks, vaid ka aita mul teisiti edasi minna. Näiteks võib see tähendada ausust seal, kus varem peteti, lepitust seal, kus oldi uhked, loobumist harjumustest, mis tegelikult vaimselt ju tapavad. Ja kolmandaks pakub Jeesus silmasalvi ehk vaimulikku nägemist. See on võime näha elu Jumala vaatenurgast. Näiteks ilma silmasalvita võib inimene pidada õnnistuseks seda, mis tegelikult teda Jumalast kaugendab. Ja probleemiks seda, mis tegelikult teda puhastab. Püha vaim õpetab meid nägema, mis on tõeliselt oluline. Kokkuvõtvalt võime öelda, et Jumal ei taha meid lihtsalt kaaluda ja seejärel hukka mõista. Ta tahab meid muuta raskemaks, täita meie elu armastuse, usu ja lootusega. Kristus ütleb, keda ma armastan, neid ma noomin ja karistan. See muudab tegelikult kogu pildi. Jeesus ei räägi vihast, vaid armastusest. See tähendab, et Jumala hoiatused ei ole märk tema eemalolekust, vaid tema lähedusest. Küsimus ei ole, kas meid kaalutakse varsti, mõne aja pärast, siis kui me siit lahkume, vaid küsimus on selles, mida leitakse
meie vaekausil. Ja igaüks peab oma mõttest ja tegudest aru andma. Me kõik. Kas meie usk on vaid sõnad? Kas meie kristlus on vaid harjumus? Või on see tegelikult elav suhe Kristusega? Kui meie suhe Jumalaga vajab meeleparandust, siis tea, et see ei ole häbiasi. See on tee elule. Kristus kutsub meid olema innukad. Ta ütleb, ole innukas ja paranda meelt. Meie elu kuulumine Jumalale saab tegelikult teoks alles siis, kui me sureme iseenda soovidele ja hakkame tegema tema tahet. Elamine talle tähendab elada teistele. Nagu üksik eraldi olev oks, mis on poogitud väärispuu tüve külge, alles siis saab ta jääda ellu. Nagu iva, mis mullas enese andis, alles seejärel saab kanda palju vilja. Jeesus ei luba kerget teed. Ta ütleb, kes võidab. Võitmine tähendab ennekõike võitlemist, ebamugavust, loobumist, tagakiusu, raskusi. Ja seejärel ta ütleb, kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Samuti ta ütleb, kes võidab, sellele annan süüa elupuust. Kes aga ei võida või jääb leigeks, selle sülitab Jeesus oma suust välja. Karm hoiatus, kuid mitte hukkamõistuks, vaid meeleparanduseks. Näiteks võit uhkuse üle, mille vastandiks on alandlikkus. Palugem, et meie ei osutuks kergeks, viljatuks või ehk isegi sootuks surnuks, vaid et Kristuse arm täidaks meie elu nii, et sellel oleks kaalu igaviku vaekausil. Ma palun ja ühinege palves. Issand Jumal, sina, kes sa kaalud südameid ja katsud mõtteid, me seisame sinu vaekausi ees. Me tunnistame, et sageli kaalume palju iseenda silmis, kuid tõe ees osutume kergeks sinu tõe ees. Anna meile usku, mis peab vastu katsumustele. Võia meie silmi, et me näeksime elu meie ümber nii, nagu sina seda näed. Ärata meid leigusest, süüta meis uuesti armastust sinu vastu ja tee meid innukaks sinu järele. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.